Aitüma! Küll on hää tulla saan see iluse muusika saata siia püüne peale. Ja kui aasta aega tagasi üteldi minule, et konverentsil on vaja sõna võtta ja rääki ka midagi, ja me nuputime välja, et sii võis olla sääntse pealkirjaga nagu Tillike kultuur suuren ilman. Mul on jällegi hää miil, et sama välja mõteldu pealkiri on tähendab ka siin konverentsi päälauses, mille üle me siin kõik arutame ja mõtleme. Aga mina mõtli veel sellel pääle, et jumal tänatu, et ma pane selle masina sisse oma ettekannet. Et oli näta ju, lähe kuidagi käima ja ega see masin võib-olla mulkegi ei taha väga hästi tüüteta. Kõige kindlalt pane kõik papre peale. Peaasi paper purusse tõmmata. Nii et, aga ma mõtli selle peale, et Tillike kultuur, see on ju mede endi mulgikultuur. Ja suuren ilman aasta aega tagasi es mõtle niimoodi, aga tähendab mina mõtle niimoodi, et on ju Tartu tolle aasta 2024 Euroopa kultuuripäälin. Ja Mulgimaa on selle üks osa ju. Nii et see on suuren ilman, nii et tähempe võib ütelda nõnda, et on päris õige tähemp see konverentsi pealkiri Tillike kultuur suuren ilman. No mis tuu on siis? Sissejuhatus oli päris hää, et milles ma kõik kõnele ja nii targa mõtte välja tuleme. Ei tule puultki võib-olla minu suust seda. Vaata, ega mias kõnele ka tõistega, et mis ma siia papre peale kirja pane, vaid mõtle ise välja. Et minu mõtte on sääkse. Kui na on õige, te arvaten kah, siis mul on tunne, aga kui ei ole, pole hullu kah. Ega mulk oma mõttena on mikki õige miis. Nii, Tillike kultuur suuren ilman. Kui vaatame maailma tervikuna, siis võime ütelda, et see on täis erinevit kultuure, mis kõik moodustave rikkaliku ja mitmekesise mosaiigi. Üks huvitav nätus selle suuren maailman on väikste kultuure olemas olemine ja tolle mõju suurele kultuurile. Kikni kultuuri võib olla küll mandriliselt või maaliselt ja rahvaarvult väikse, aga nende kultuuriline pärimus on väga märkimisväärne ning nende mõju ulatus kaugepele, kui võis arvata. Tillikse kultuure eripära seisnes sageli sellen unikaalsen keelen, selle traditsioonen, folkloorin, käsityyn ja elamisviisin. Nii kultuuri on sageli sügavalt juurdunu oma ajaloolisten juurten ning nii on suutnu säilitada oma identiteeti, autentsust kaasaegsen maailman. Näites võib mainida muidugi põlisrahvaste kultuure, etnilisi vähemusi või iseseisvit kogukondi, kes on suutnu säilitada oma traditsioone ja igapäevatsid eluviise. Mulgi kultuur. Sii on tõeliselt huvitav ja rikas perimus Lõuna-Eestin, eriti Viljandi, Valga ja võime ütelda ka Tartu maakondaden. Mulgi on tuntu oma erilise identiteedi ja traditsioonide poolest, ma rõhutan veel kord, mis erinevad teistest Eesti piirkondadest. Mulgi kultuuri eripära väljendus mitmel viisil, alates keelest, folkloorist, kuni söögikultuuri ja käsitööni välja. Näitus mulgi murdekiil erineb tõistest Eesti murdekiildest ning see on oluline osa mulgi identiteedist. Kõneleme julgelt rohkem mulgi kiilt. Samuti on mulgi rahval oma eriline käsitüütraditsioon. Sääle hulk on rahvarõiva ja rõivakunst, millest me tähempe oleme juba pallu kuulu. Söögikultuur on
Mulgi kultuuri tuntu oma rikkaliku ja maitsve söögi poolest, kus päämiselt, kasutades kohalikke koostisosi ja traditsioonilisi retsepte. Näites on mulgi kultuurin ju olulisel kohal kapsta, tämpes oleneid, kartuli saime, liha saime ja kalatuute kah. Ning erineve on ka kütsatustoote, mulgikorpi saime tämpes süvva. Nii et mina arva, et Avegi siin enne kõnel, et mulgipuder läheb UNESCO-sse, tal ei olegi pääsu ju. Ta ongi ju, mina ütlen juba UNESCO-n oleme. Sellepärast ma rõhutan viilkord. Kultuuripäälinn Euroopa maal. Nii et kikk on õigel tiil. Samuti on mulgikultuur rikas oma muusika, tantsu ja muude folkloori väljendusvorme poolest. Tähendab, oleme kuulnud väga ilusid mulgilugusid, pillilugusid, laule. Ja mulgi rahvatantsu ja laulu on Eesti kultuuripärandist ning neid hoites ju ja väärtustes siiamaani. Mul oli väga hää kuulda, kui Kitsbergi Laits rääkis, et temal meeldis tantsi ja me teame, et Kitsbergi kuul on tantsukuul. Nii et hoidki toda traditsiooni. Kuigi tillikse kultuuri võib olla piiratu, nii, ma ütlesin juba maa ja rahva poolest, on nende ulatus ikka suure mõjuga. Nad võivad pakku unikaalseid teadmisi, oskusi, mis on olulised teatud valdkondades, aga peame ka silmas meditsiininom ja loodusteadusel ja käsitöön on ka mulgi kultuur olulisem kohan. Kes veel ei tea, tasub uuri. Samuti võime anda panuse ülemaalsetesse kultuurivahetustesse ja arendustesse, tuues esile oma eripära ja rikastades seeläbi üleilmset kultuurimaastikku. Mina usu, et väga palju on juba käinud ka ju väljamaal ja seda mulgikultuuri ka näidanud, nii et anname veel rohkem uu sisse ja mina usu, et me saame rohkem nähtavesse. Väikeste kultuuri säilmine ja areng on tähtis mitte ainult mede endi jaos, vaid kogu inimkonna jaos. Nii kultuuri on olulise mitmekesisuse säilitamises ja kultuurilise rikkuse edendamises. Seetõttu on oluline toetada ja austada tillikest kultuure, õigustada ja õigust neid säilitada, nendel oma identiteeti, kiilt, traditsioone ning säilitada nende jätkusuutlik areng. Kokkuvõttes võis ütelda, et tillike kultuur suuren ilmaan on oluline ja väärtuslik nähtus, mis rikastab mede maailma mitmekesisuse ja eripärage. Nende kultuuride säilmine ja austamine on meie mede ühine kohustus, et tagada kultuuriline mitmekesisus ja rikkus ka tulevastele mede lastele. Aituma!